Tere tulemast discgolfi-kanalisse. Hakkame vaatama EDGL-i karikasarja AM-i Jõulumäel MA3 Leaderpool. Mina olen Oskar Tiirmann, minu kõrval siin on Hannes. Tere, tere! Ja ilm on selline veits jahedam neil, putid on mütsid jopad peas ja mis siin oli, +5 äkki oli või? Ja tuult oli ka omajagu, et 18 meetrit sekundis. Pulli hakkab saama. Jah, too päev oli tõesti marutuuline see ilmaolu. Nii, aga vaatame siis, kes meil mängivad. Et esimese ringi tulemused peaks ka näha kenasti ekraanil kohe olema. Esimesena siis Mati Plompu mängis esimese ringi 0. Teine mees on meil Allar Rump ja 2 üle parri. Ahti Vilman mängis esimese ringi +2. Karl-Martin Luik, esimene ring samuti 2 üle parri. Ja Rando Tihane samamoodi +2. Kõik väga võrdsed tulemused, tuleb põnev lahing. Esimene korv on siis selle võistluse raames nii-öelda pop-up hole. Ei mängita originaalpunasesse korvi, sest muidu oleks seal Pro Divisioni mängijatega hakanud need kettad risti lendama. Ja, praegu väga ilus ise. Tundub ilusti putil seal. On siis 75 meetrit par 3, vasakul OB. Vasakukäeline ees käega. Tõmbas natukene peale. Vapa Mauri. Vapa, jah. Mis ta head teeb? Natukene liiga kõrgele. Võta puu. Ei võta. See vist on OB, on ju? OB. Okay. Nii, Karl-Martin. Vasalemma kohalik YouTuber. On ju? Mingid jutud on. No, tervitame siis. Aba. See vist on nüüd safe. Ja see vist on napilt safe, jah. Väga kiirelt lähevad peale, et põhimõtteliselt ketast kätte juba rada nii selge, et 0 sihtimist ja lihtsalt küte peale ja minek. Nii. Siit teha saab. Jättis endale siin särkali kahe. See nüüd ei olnud õige õnnestunud. Ega siin selle tuulega Ja siin ei taha... Pointi midagi muud teha, kui viska alla võtta enda. Siin ei taha ühtegi putti pikaks jätta, kui tuul karjub vastu. No, alati kuulis. 3 tap inni ja üks vähe pikem putt. Oi, läkski rannima. Aga väga hullu vist ei ole, nüüd taga mingi 6-7 peal. Ikka surmakas. Opati! 10, aga... No ei, me tegelikult ei näinud seda jalaviga, selle me võtame videost välja. Esimese raja närv. Ja... Keelame need ka siin. Asju uudistama. No nii, mis meil siis skoorid tulid siit? Mati oli ainuke pördi esimeselt, jah? Rando Ahti ja Karl-Martin võtsid paugi. Teine rada on nüüd originaalpunase korv. Par 460. See on originaal, jah. Aga ma ütlesin enne palesti, Karl-Martin võttis parri. Allar võttis 4. Aga siin vist ongi mõttekas minna Haisergi tee peale ja eeskäega järgmine vise, on ju? Esimene vise, siin ei pea olema mitte midagi erilist. Kuigi ma ise mäletan seda rada, hullult tahaks kangutada sinna tee peale võimalikult kaugele, on ju. Ja siis juhtub ikka see, et lähed korjad sealt marju metsasse eest. Tagasi tuleb on, jah. Ei, puu. Kes meil vasakukäeline on? Allar, jah? Äkki oli, jah. Nii, jälle Ahti viskad natuke liiga kõrgele. Ahtil on väike nausapp tagulis sees. Püsi
enda kalli poja käest, kuidas nõusapist ma just tahtsin öelda, et kui oleks tal keegi professionaalne mängija lähedal, vaata, et küsida natukene tips and tricks. Võib-olla ajavahemaad on nii suur, et ei saa küsida. Äkki fore on paigas. No, fore liigub küll. Äkki Ahti mängib vaata niimoodi, et kui Mauri püsib ilusti fairway peal USA-le, siis Ahti üritab praegu mitte fairway'le saada. Jah. Peab asjad tasakaalus. Jah. Ja Ahti on tegelikult hea poiss. Tuleb. Nii, mis tuleb metsast või? Või? Aga sai läbi, why not? Aga ju seal oli ikkagi käpp ju. Siit kaamerast nii hästi, vaata ei saa aru. Siit tuleb ees käsi. Kriips lai. Ka pikad putid jäävad siia. Sealt on ju kergelt üles mäega ka see putt ja teeb oluliselt raskemaks. Aga praegu siin metsa vahel ei tundu väga tuult olevat. See lihtsalt kaamera pilt on petlik või? Punasel, noh, ma ei tea, ma seal pärast, kui rääkisin Marko Pähklamehega, siis Marko ütles, et punasel seal metsa sees seal nagu nii hull see tuul ei olnud. Aga eks ta puhanguti kindlasti andis tunda. Siin on väiksed Rasmus Metsamaa stiilipunktid. Tervitusi Rasmusele. Aga vaata väga huvitav, see ei ole putter vist, mis ta ikka on. Väga huvitava värvilahendusega. Nii, tap-innid ja kes parrid, kes paugid ja... No, hea putt. Hea putt, väga hea putt. Teistel on vaja tööd teha, jah. Vaatsin kollasel ka, nagu siin on näha, on siuke puidust. Mults on all, jah. Oi. Vaata, nüüd on näha siuke nagu, ma ei teagi, kuidas sa selle kohta ütled. Tõke. Puidust tõkked, kollasel real ma panin ka tähele. Et annab nagu silmale palju rohkem juurde. Absoluutselt. No nii, aga mis meil siis on? Mati, Allar ja Karl parrid, Ahti ja Rando paugid. Rada 3, par 442 meetrit üles mäge ja korvist oli vasakul või? Peaks olema korvist vasakul, jah, üle selle kaamli ja siin ei ole mitte midagi muud, sa tahadki jääda tee peale. Ja. Et mine kas või keskmaa või asjaga peasi, et sa fairway'l püsid. Siin ma arvan, sinusugused kahurid lükkavad sinna teise küüru peale vabalt välja, aga siin minusugused makaroni käed ja kui sinna esimese küüru peale saadi, sealt vaata edasi, et nagu pole mõtet nagu jaurata. Fairway peale. Nii, kas me saime vahepeal Ahti nõusapist lahti? No, aga nüüd on üles mäge, vaata, võib-olla see on just hea. Ava. Ideks, teed. Ja, aga täpselt seda ongi vaja. Sealt juba võiks ju natuke korvi ka näha olla. Ja... Sealt vist päris ei ole, aga see on ikkagi väga hea koht, kus parri rünnata. Ikka see läks ikka väga off fairway. Tuli tagasi. Aga vaata, puud ikkagi kõiguvad seal on kõik korralik tuul. Siin kaamera pildis ei näe nii hästi ka seda tuult, et... Ja ikka viimase puu sai kätte. Küll nüüd tuleb ära päästa see parr lihtsalt. Ikka jupp tööd on ikka siin nagu... Andikooli poiss. No see on hea. Väike läheb mängud. Ei, see on ikkagi sealt... No sealt on juba, jah, lihtne parr on juba. Teised peavad ikka tööd tegema selle nimel.
korvile jälle lähemal. 2 meetri kaupa on ju. Jah. No, see võiks nüüd täitsa olla. Et see eelmine visa oleks võinud olemata olla, oleks praegu päris hea olnud. No ilus. Tahtsid juba nuusutada. Nii ei ole põhid. No kõik on putitavad. Okei. Saati teeb. See oli vist ta pördi katse on ju. Seal oli väga ilus. No kaunis. See oli hea parri päästa. Miljon. Kutid on vähemalt lõbustada vaata, kui mingid kommentaarid käivad, on see miljon. Siis ma kujutan ette, tüübid täiega nõudsid seda ringi. Ülipalju tuli kollasel real split out'e seal meil pundi peale. Aga nii on jah, 3. rada kõik parri puru. Ma arvan, see on hea selle rajal. No jah, siin oli mõned avaviskad läksid ka igas suunas, et parriga siit maha on väga hea. Ja ma praegu vaatan seda statistikat ka, et rada 4 ongi average on 4, et väga okei. Rada 3 siis mõelt. Jah, sorry, rada 3. Nii, rada 4, par 455 meetrit. Kui ma nüüd ei eksi, siis korv peaks olema Manda right, korv vasakul üleval. Just. No nii. Ja, aga siin on ka vaata täpselt see, et sa ei taha väga palju, sul ei ole vaja sinna mäest ülesse saada. Viiske see lihtsalt mandast mööda, sul on niisugune... Räpiks lihtsalt. Just, hea põks on kohe sinna ülesse. Ja üleval oli ka minul mingi platoo vaata tehtud, et seal kui alt drive'id, siis ülitihti saad seal platoo pihta, pead mingi ülitõstetud korvi viskama. Jaa, kui sealt sa oled juba üldiselt vastu platood oled, siis saad juba ringis kindlasti. Oi, ma ei kujuta ette, kui mitu rauda ma sealt saanud olen, üritad kindla puti ära teha ja tõstetud korvi teema ikka. Nii, taevast. Ja, mina vist oleks ikkagi fairway peale läinud sealt nagu mäest üles sammuli pealt drive'i teha on ikka keeruline. Noh. Ahti võiks sealt üles parri kätte saada. Oi, see oli hea. Hea skip. Alati on nii valus vaadata siukseid iskeid sealt puu kõrvalt. See on jah, väike wrist roll ja tekib siuke ebameeldiv roll. Mõtle, mis asja? Kas see oli Allar, kes viskab leftiga, farega, paremaga? Viskad või? Tagurit. Ma ei pannud tähele praegu. Äkki teeb veel seda. No, pikk putt. Jah, aga Karl Martin peaks nüüd üles üleval olema. Samamoodi ringis kindlasti. Vaata seal juba lipul tuul lehvib ikka päris tugevalt. Need putid saavad väga mõnusad olema seal. Kuhu ta nüüd viskas sealt? Jõudis üles välja seal platoo peale. Oba! See lõi välja või? Tuli välja või? Jaa, täitsa pael. Väga hea katse. Ja ikka lõi välja. Kahju, see oleks võinud sisse jääda.
nüüd, mis Ahti teeb? Lihtne on see putt ikka. Nii, ma vaatan, kas on. Paremalt mööda. Väike comeback. Vaata seda lippu, no. Seal on ikka see rõve tuul. Praegu ei tahaks puttuda. Ai. Jälle. Elame selle raja üle, lähme edasi. Vastu tulles. Ja see oli võistlik. Seal oleks võinud jääda rallima. Nii, siit natukene punast viskab sisse nüüd. Mis meil siis skoorid on? Mati Allar 4, Karl-Martin viskas 7. Ahti ka 4 ja 3 putti ringist. Ja Randa siis tuli 6-ga maha. Nii, rada 5, 173 meetrit, par 4. Viska 170 meetrit otse ja 3 meetrit paremale ja siis seal püramiidi otsas on korv. See on väga ilus rada. Saad natukene vajutada ja kui tutsu ei ole, siis ole fairway peal, sa mängid ikkagi selle pördiks ära. Just. Ja ma vaatan jälle natuke kõrgele, aga sealt võiks midagi saada. Ja seal vist on seal metsa sees on ka ikkagi mingi koridor olemas. Jah, seal on küllaltki õre, et ei ole üldse hullu, kui sa sinna paremale satud. Nii. Kõige nõmedam on see, kus nüüd Karl-Martinil, kui tal oleks sinna sirgeks jäänud selle keskmise saare peale, siis seal oled suhteliselt lupus ka. Seal on jah kehva, aga sai ilusti mööda. No see on hea vara. Lühika, aga sealt on juba 4 mängitav. Aga rada 5, ma vaatan, et Juss Jalakas on saanud iigli siin MA2 divisionis. Throw-in, jah. Ma tahaks arvata, et see oli throw-in. Juss äkki, kui vaatab videot, siis kommenteerib sinna, kuidas sai, õpetab teistele ka. See Firebird ennem skipis väga hästi. No väga ilus. Putt on olemas. Ikka päris hõre on jah, natuke liiga laialt läks ikkagi sealt mängima seda. Teagi, kas läks nüüd lihtsalt välja end viskama sealt või? Tervitused Gramdiskile. Oli Gramdiski või? Tundus, et kas... Kurjad on need putid siin. Väga põnev. Eelmiselt rajalt õppis vaata. Pole mõtet siin tuules jaurata. On ja Grammi, jah. Kindlalt toitine. Mis Ahti meil sai nüüd siin? Ahti korra skoori. Ahti rada 5, Ahti pogiputt. Matil peaks nüüd olema pirkuputt. Ikka tuult jagub ka ilusti ja... No nii. Mati jah, ainuke värdi, väga ilus. Matil väga ilus, see on see algus olnud. Nii, aga rada 6, par 3, 103 meetrit. See vist oli nüüd selle mandoga, et viskad taevasse mandost läbi ja kuskile putile sa ikka jõuad. Lühikeseks ei tohi jääda. Ja see võiks nüüd olla. Sellega veel oli see, et kui lähed ikkagi nagu vajutama liiga pikaks lähed, siis oled täpselt selle nurga taga kuskil põõsa taga ja seal nagu mitu muhvigi teha ei saa jälle. Jah, see tundus ka väga aus. Aha, see oli Mando Misvet, seda ei näinudki niimoodi ära.
seda. Mandamist. see oli nüüd Rando visa. Karl-Martin võttis õppust, viskas laiemalt, aga grammade alla. Nüüd on jah seal tagapool, et sealt tegelikult nagu putti, kui sellist ei ole, et väike ikka lähenemine. Lükka. Mehed karjuvad, et lükka. Properist. Ja nägid, eelmine, kes su viskas, oli nüüd Allar ja ta viskas jälle paremaga tagurit. Huvitav, mis käel neil siis tegelikult on? Ma arvan küll. Ei, ma olen ka näinud seda. See on hea safe put, vaata. Pane, mis neid tahad. Peaasi, et sisse läheb. Jah, ei taha. Kumb parem on? Viskad alarauda selles kohast või viskad ülarauda? Sisse, aga ma arvan, et ülaraud on ikka parem. Jah, piirusport. Aga see on väga huvitav, viskad fore vasakuga ja viskad tagurit paremaga või? Vaata, ega puti vasakuga, ta vasakuga jälle. Nii, Ahvile nüüd paugimised või? Ei, Ahti võttis parri. Aitäh. Ahti sai parri, jah. Nüüd on rada 7, par 467 meetrit. Korv on küll Mando left ja korv paremal, aga see, mida Mati meile praegu näitab, see on täitsa tavaline play, viskad end sinna üles vasakule ära. Jah, sealt on nii lai ka, et sa saad täitsa vabalt. See on nüüd natukene ohtlik, et kui ta nüüd... No vist juba, jah. Ja ilusti jõudis. Kus nüüd väga koha peal olema. Ise oled eeskäega siit või? Tead, ma ei ole mingisugust nagu turnat ammu mänginud, et punast peaks mängima, aga kõik nädalamängud siis alati fore tepiks. Et ma arvan, et turnaplay oleks vist samamoodi mingi putteriga siin üles vasakule ja see läks natuke liiga läheks, ei jõua tagasi. Nüüd natuke off, jah, et sa pead... See on veel eriti paha, kui sa ei saa nüüd Mando missi vaata, siis sa pead hakkama nagu... Nüüd viskaski teise viskagi sinna, kus teised avadega pani. Sellel positsioonil enam Mando väga ei mängi. Palju vist nüüd puudest läbi minna. Ja on juba mingi lukk on olemas. Allar, lefti fore. Siin kõiguvad need puud. Väga palju annukat tõmbab. Väga palju liigub ketas ikka kohe. Pidi tõmbama puudel tees. Oi, see on täitsa vales suunas. Suund võis õige olla, aga võib-olla ketas tegi väikse flipi. Ahti oli ka vaata, tegelikult ei läbinud seda Mandot veel piisavalt pikalt, siis pidi ikkagi ümber mängima. Väga huvitav siuke alt-kätt, vaata vise on tal see approach. No pole mõtet üle oma varju hüpata. Ja. Matil on praegu nii ilus ring ka käsil, et viska alla, võtta see parr ära ja...
jah, tal on 3 alla vist praegu on ju. jah, 3 alla jah. Nii, Karl Martin otsustas üle pika aja rünnata. sai natuke vastu näppe. ei, ta viskab nagu päris mitmeid putte viskab paremalt mööda stabiilselt kogu aeg. huvitav, mis tal siin peas toimub, väike võistlusnärv äkki või? No nii. see sai 6 sai vist jah, topeltpaugi. 6 jah. ja mis tal on? 3 putti ringist. Ahtil on putt. Lusti kümpi. Randol peaks ka pugiputt olema. jah, Mati tõstab parri sisse ja Allar tõstab parri sisse. nii, 108, par 3, 95 meetrit. korv on trepist üles ja üleval seal nõlva peal. siin on eriti nõme see, kui sa satud Opa. sinna ja visa. vaata seda parem. no let's go noh. see võiks olla. tahtsin öelda, et minul sihukest distantsi ei ole enam, et ma viskan sinna liivahunnikusse ja siis ma jauran seal sellega, et see on minu kõige nõmedam koht, kus sa oled seal täpselt seal trepist vasakul liiva sees ja sa ei saa midagi teha. minu meelest see rada on minu meelest täpselt sihuke, et pikk ei ole pahandus. jah. viska selle kettaga reaalselt, millega sa tunned, et sa tabad seda käppi sellega peas sinna. noh, see on juba väga okei. see on väga okei. vasakul seal olla ei taha, see on nii kinni seal kõik. no mine. no vot, see on täpselt see minu koht. Õnneks sealt veel vaata saad eeskäega nagu ära teha seda. nagu oled veel rohkem vasakul seal vanglast. ja vaata, nägid Mati ketast tundus täitsa pullikas olevat. Mati paneb praegu head mängu kokku. Ahti jättis väikse testeri tuules, aga ma arvan, et ei ole probleemi. lööb ka ilusti all. no ikka jättis natuke putida nüüd. Rando ka väike tester. Hoppa, nii. ma räägin, selle tuulega sa ei taha üldse puttida. Randolt ilus putt. hea parre save. Mati, mul sai pördi. õpiku näide. väga ilus. jah, 4 alla. siin on kuulda, et tuul on tõesti tugev. Rada 9, siis par 3, 105 meetrit. hea allamäge, et siin vist ei ole vahet, mängivad mõlemad nii tagur kui fore. peaasi, et sa nendest keskmistest puudest mööda saad. aga siin saab Ahtil huvitav olema, kui ta nüüd siin ka nõusappi viskad, siis see distantsi ikka maru lühikeseks. Randalt hea, või vabandust, mitte Randalt, vaid Allarilt hea visa. kohe putil ka ja. ai, kohe jälle esimesse puusse. noh, see jõuab või? ei näinud üldse lõppu. ei näinud lõppu jah. no see on väga hea. sealt juba midagi teeb. jah. kange või? Rando. keeras natuke nüüd Varele liiga palju peale.
no õnneks see rada nii palju karista, et siin ikkagi, kui selle puu avaga saad, siis sul on tegelikult kõik see võimalus olemas pariks ära mängida. Mati viskas ilusti alla. Väga ilus. Nii, siis tuleb run. Ikka tuleb ja run oli. Väga hea run. Ja see oli nüüd Allari birdie putt. Rando bugi ja teised tõstavad paarid sisse. Ja just nii. Ja Mati jätkab puhta lehega. Nii, 110. Par 391 meetrit, double mando. Siin on puhtalt, kui ei ole endas kindel, viska suva kettaga, mis sa tead jälle, et usaldad kõige paremini, viska kas või lihtsalt täpiks otse ära. Ja siin ei ole mõtet oi. Ja kas see oli praegu Mati, kes viskas, vist tundub, et jälle bullseisse. Ja vist oli jah. Nii. Et siin ei tasu jaurata ja üritada seda korvi alla visata, et see on, sa saad need kõik puud ja igasugused kikid. Luige poolt samuti ideaalne vise. Videos tundub see mando oluliselt laiem, kui see päriselt on. Jah, on küll. See on nagu 2,5 ketast mahub läbi sealt, et kirurgi täpselt vaja. Ahtilt väga hea vise. See on, iga kell võtad selle viske. Ei. Aga see oli ikkagi, mando oli õigelt poolt mängitud. Nii, Aller. Paran jälle palju peale. Kuulega ei taha mängida jah seda Anna Heiserit üldse. Kontroll kaob nii ära selle kettal, et Tõi vangam ketas siis. tõsi. Ahti täitsa putil. Seda vormistab nüüd jah. Ei, väga hea ränn. Allarilt bugi sisse. Ahti tõstab parri sisse. Ja nüüd ongi Luige ja Mati. Luik ja Mati on tähendab ilusti seal. Mõlemad pullikas jah? Mõlemad meetri peal jah. Hea vahe juba sees vaata. -5 ja +4. Rada 11, par 3, 124 meetrit. Siin saab vajutada. Aga siin on, see on küll rada, kus sa nagu pead pullima selle ketta ikkagi võrdlemisi alla. Ja, sest ta on ikkagi väga-väga all on see korv ja see tegelikult see 124 mängi 124. Et kui sul juba sotina tuts on olemas, siis on tegelikult täitsa reaalne võimalus sinna jõuda. Tõmmata praegu Mauri Mayhem täpiks. Ikka nõusapp on sees, ketas läheb kangeks. Allar kriips palju peale jälle. No see on hea vise. On täpselt madal vise. Tee skip ka veel sinna otsa. Korvi alt läbi. Rando peaks ringis kindlasti olema. Ahtil siin paljud väiksed vitse sees. Jõuab võtele. Ei neid. Ilus. Pullikas. Hästi. Allar. Kriips kõrgega putil. Nüüd Ahti parri putt.
Runnib jah. ei saanudki aru, kas runnis või tegi leia. pigem vist runnis ikka. Oi, ai. väga hea run. Nüüd Rando pöördiputtu ja Anna võitis. Kuule, väga ilus. Avas enda rohelise kaardi, esimene vördi. Barri täppinnid. Ahti jäi huvi. jah, 9 viset juba ju. Nii, rada 12. 84 meetrit, par 3. See on ka double mondo. Korv jääb peale seda kaitstud puud paremale. Tegelikult siin oleks just hea nüüd fore visata kange kettega väike annukas ja kohe tagasi paremale. no annukas seal oli, aga see vist nii kange ei olnud. Seda lõppu ma nüüd ei näinud. Siis, kui see korv oli kunagi seal augus, vaata, otse kergelt valdpole. See vist sellel nii-öelda talvisel layout'il, mis seal Läitu korraldab. ja ma just tahtsingi öelda, et ma olin Läituga ühe korra niimoodi puulis, et ütles, et näe, korv on seal, vaata, võttis oma vana suuspäe. see läheb siit topsi. Läkski. jah, väga haige ise oli. Sõnapidaja mees. Pärnus ka selliseid. Vist ise pani selle korvi sinna. Nii, kas Ahtil oli puhas lend või sai puu nüüd? Approach ita õnneks. See on väike nosekas. Väga hea run. või 2. Nii, layup. Taga on siis nii-öelda, kui Ahti siit peaks nüüd ässa panema runnides. Ei, seda ei ole mõtet runnida. taga peaks minema jah, laugelt alla. Just. noh, väga ilus. Tap-inid sisse ja või näed, vaata midagi sajab ka juba neil pildis. Ja oli jah, meil oli ka hakkas lumelaadset toodet seal näitama. Rando nüüd vist pani enda barriputi mööda. Rando peaks olema pugi. Jah, teistes pugi sisse. Teised tulevad kenasti barriga maha ja ülikülm oli, ma mäletan. Rada 13 ja 91 meetrit. Korv on seal puude vahel. Ja see on äge korv. Seda saad samamoodi eeskäe ja taga, kõik töötab siin, aga jää õigele poole puud. Saad putriga, jään valele poole, asub lukki. Võid olla küll uue peale. Ja seal on ta vaata kergelt nõlva peal ka, et saad siukse rauale pihta, saad mõnusa rolli ja tagasi 15 peale. Let's go. Vabavad siuke nagu meeldiks. Ilma puuta oleks see morgulises. No nii. Ikka jah, sai puu seal jätta. Nii, kas on kõrge. Sealt on veel pusimist. Siin on vaja ikka veel mõelda, kuhu see ketas maandub, et õigel pool korvi saaks. Karm palju peale. Siit vist enam barri ei mängi. Kommentaar oli seal, et Ahti lähenemine jäänud kahjuks peale. Tundub, et mingi valge ketas oli seal korvi all, et ju see Ahti oli. Margit ütles ka, et kutid olid nii tublid ja kiired, et seal oli ikka tükk tegemist, et neil järgi püsida seal. Kõigil oli külm, tahtsid kähku koos. Oli nagu täiesti. Oi, natuke lühiseks jäi. Oota, kas see nüüd Rando pugiputt? No vähemalt tegi ära selle. Pole probleemi, kümpi. Jah, näed, Ahti ise ei jäänud peale, aga
Ahtilis paage maas ja kümpi, parr edasi. Äge ja null nagu keskendumist, vaata. Jalg ette taha läks kõmm. Aga see teebki selle mängu kohe kiireks, jah. Ma arvan, et seal 5 peale kasutasid terve 30 sekki ära. No nii, rada 14, par 457 meetrit. Mando on siis paremat poolt on vaja mängida. See on sealt peale selle nii-öelda küngast uuesti, siis tuleb metsakoridor. Just. Üliäge hole on see. On. Iga kord, kui lähed viskama, tahaks sinna õigesse käppi saada, mitte kunagi sinna ei saa. See on hea ise. Kips paremale. Täitsa paremal on, no siin on jälle see, et püsib fairway'l, noh. Jaa, aga täitsa paremal seal mingisugune vaade vist on, on ju. Mulle nagu, no okei, kriips lühikega, see on juba päris okei koht. Hoia veel. Sai läbi vist, on ju. Juba natukene mängis seda Mandot. Oih. Kus ta nüüd sai drop zone'ile pihta või? Tundus küll, jah. Mul ei ole isegi õrna aimu, kus suunast läks. Mati läks, ta oli vist paremal ja läks paremalt poolt. Oi, väga hea ise. Ilmselt ainuke eesmärk oli sealt puudest läbi saada ja selle ta täitis. Ahti kolmas ise. No ilusti, pullikas. Ma ei näinud absoluutselt. Sama. Nii. Allar. No. Keeruline ise, ikka päris vanglas oli. Aga sai mingi pördiluugi endale vähemalt. Randal sai kätte, võttis ilusti tuule alla. Karl Martin ilusti viskas alla. Ja. Opa. No kaunis. OCP on ju. OCP ja pördi. Parema vasakukäeline Allar. Randolt ka hea putt. Siin on siis Rando Pugi, Allar Pirku ja teised täpivad enda parrid sisse. Ja, vahe on juba päris suur. Aga Matilt ikkagi supermäng. Nagu kui Scoresi vaadata, siis puhta lehega ma ei teagi, kas on keegi siit tulnud. Nii. Aga rada 15, par 320 meetrit. Vana hea ikka, püsi fairway peal ja kõik läheb hästi. Jah. No see, sa tahad saada, ütleme nii, et pikk madal ise vist on ju. oi. Saaks selle skipi ka sinna lõppu. Jah, aga sa tahad tegelikult, ta on nagu siuke viguri vänt või? Või siukse kujuga, et viska tegelikult reaalselt 60 meetrit otse ära. Ja no, jah, et 3 ära mängida on ju. Jah. No hea lihtne öelda, ikka tahad mingisuguse kiirema siia neiti tõmmata. No MPO-s ma arvan, siin jahitakse ikka pördlik ka, aga kuigi ta on väga raske par 3 kindlasti. Mis ta keskmine meil siin on üldse? Vaatame. Rada 14 mängib 4-ks. Sorry, meil on 15 ja 3,8 mängib ta. Ehk siis ikkagi päris tugevalt üle parri.
nii, Ahti. Onka hyvin. Oi. putitab, kõik on hästi. Ai, see on ilus ise. Super. On pikaks, aga putt. nii, aga kas see Mati avavise on siin või? või see oli Mati kolmas ise? ai, kriips kõrg või? Lipu järgi ütleks tuul ka vasak parem. väga hea on. mis see? Oi. oota, kas see oli nüüd Mati parriputt? oi kui hea putt. hakkab tulema, lõpuks saab putti soojaks. diiselmootor, noh. nii, aga Allar tõstis parri sisse. Ahti tõstab parri sisse. Rando pugi. ja Mati tõstab. oi. Mati tahab veel puttida. no Mati on siin, tal on see puhver olemas, et jah. Matile tupla. lõppes ära see ilus Bogey-Over-ring. aga rada 16, 95 meetrit, par 3. ja ta on ikkagi üles mäge, ei ole väga lihtne, ei ole ka nagu siukest keerulist ka. tegelikult korv on seal teisel pool küngast. teisel pool küngast, jah. ma ei tea, kas neil mängib see tee ka OB-na või ei mängi. võib-olla ei mänginud isegi. Asfalttee seal vasakul mängib kindlasti OB-na, aga see, mis see pikaks laseb, see vist ei mänginud, jah. okei. ma ei ole muidugi nüüd 100% kindel, ma ei ole seda kaarti ma tean, et mingitel nii-öelda turnadel on jõulumeel need teed OB-na. ei, kuna ma ei usu, et teed on OB-d, sest kollasel minu meelest ei olnud. okei. ehk siis see vasak tee ka ei mängi OB-d? jaa, ma arvan, ma olen suht kindel, et ei mängi, jah. okei, siis on mul vale info. nii, siit juba korvilipp on näha. üliraske tegelikult läheneda seda, kui tuul ka jutud ja siis tee siuke pehme approach niimoodi, et ta sinna reaalselt jääks. aga nii nägid, viskas praegu parema käega lassi. jah, kas praegu isegi Karl Martin ei olnudki mitte üle tee või? näed siin veel, ehk siis tee ei mängi OB-na. nii. jube julgelt. päris huvitav jah, et mängida paremat ja vasakut kätt korraga. huvitav, mis see põhjus tal on? ta vise läheb ühte sama suunda ju. no jaa, aga ma arvan, et ega seal loogikaga polegi midagi pistmist. näed. liigub küll ja seda putti. see valmistumisaeg on kuttidel ikka, ma kujutan ette, et see on külmast tingituna, et nagu astu sinna ja kette taha ja viska ära ja kähku kindlalt kätte. nii, aga Rando pugi. teised parrid. rada 17, par 4, 163 meetrit. rajal on mandatori, mis tuleb läbida paremalt poolt. ja korv jääb vasakule, aga lühike natukene. Ahtil on nüüd maru keeruline koht. siin on ka see, et võid ju tegelikult julgelt pikaks lahti, seal on see tagumine koridor ka täitsa nagu okei. Luigel hea vise, aga ma ei saanud aru, kas ta jäi nüüd sinna väikestesse vitsadesse kinni või ei jäänud. jäi küll, jah. Matil tundub super vise. nojah,
no see on sweet spot. Rando ise ka on idekas. Ahaa, Ikkagi Mando Missi mängib või? jah, teil mulle tundus, et no ju ta siis ikka läks Mandost valelt poolt. No ma arvan, talle oli see kasulikum praegu ka. Jah. Nii, kõik oli jah, natuke kehva footing. No mingi lukk on, aga kaugel. Mati väga hea koha peal. Ramm kriips kõrgeks jättis Fore. Nii, Randol on sein ees, vasakult laialt. Jama tuleb taevast alla. Hull ilm. Aga Randolt väga hea vise. Ringi äär putil. Noh, näed. Puu taga oli puu. Mõnus ilm, noh. Kuidagi üldse ei kadesta, soojast ruumist nii-öelda kommenteerida on väga okei. Seal praegu külmetada küll ei taha. Nii, vahepeal üks paremaga taur ka sisse. Õige. Kindlalt alla parr ära edasi. Come on. Hoppa. Let's go. Ilus asi siia lõppu. Ilusti 20 pealt tuules kümpi. See oli ju pördi putt. See oli pördi, jah. Nii, aga siit Rando samamoodi pördi. Allar sai parri. Ahtil on Mando Miss ja Pugi. Jah, ja Mati parr. Nii, nukid, edu viimaseks. Et presidendi elu on ikka hea, vaata veega rajal. Parim vaade üldse. Kindlasti on Ismes on ka seal. Nii, aga rada 18, parr 477 meetrit. Sa võid ise rääkida sellest rajast, mina pole kunagi siin pöördütis saanud. Noh, siis me räägime umbes sarnast juttu, et tegelikult ma olen selle ühe korra pöördi saanud niimoodi, et ma sain absoluutselt kõikidest puudest mööda, aga ma fairway'l ei olnud. Et kui ma ei eksi, tervitused härra Tasalainile, minu meelest see vend on see mingi 15 meetri peal putil olnud. esimesega. No esimesega ikka, ma olen kolmandaga olnud. Ja ei, ma oma parimal päeval ma mängin parri ära seal, aga see pöördi sealt kätte saada on nagu crazy. See on raske rada. Aga ei, ühesõnaga avavise on kas Forega alla, seal tekib täitsa, all juba tekib täitsa uued koridorid. Nii, aga oli päris okei viske, nii tomakas. Metsa. See rada vist ongi see kodarada. Enne siin on samamoodi, no vara oled sees, siis sul on trellid nii hullud ees, et nii, nüüd ongi, vara on sees. Ai, see karistab ära see. See on nüüd natuke paha. Nii, Rando. Puu ja veel rohkem vasakule. See on ikka paras maasikas siia võistluse lõppu. Ära külmud sinna värki ja siis mängid siukest kuradi kirvest. Ja see punase viimane rada on alati siuke, et see on siuke statement hole siia lõpuna. Et siin viimasel rajaga, kui oled punktis, siis siin viimasel võib tõesti kõike veel juhtuda.
on jah. aga noh, Mati siin mängib nii puhast mängu, et siin midagi punktis ei ole, et aga noh, väga Mati sai ka puu, aga tal on veel ruumi siin käed soojas hoida. jah, omajagu veel jah. no nüüd on ta seal green'i äärel. lõik kullikas. Allar viib ilusti alla. nii, aga see nüüd, kas Mati parrib uttu? härrad koristavad ketted ära ja linte läbi hakkab saama. nii, Randole duubel. Aatsile pugi. Allar tõstab parri sisse. Karl-Martin sai ka parri ja Championil lastakse viimasena panna. väga ilus mäng. Mati pugi, aga super tulemus. järgmine etapp on siis Vooremaal. Matile palju õnne ja mina tänan. jah, aitäh teile kõigile. ja järgmise korrani. Tšau.